Ajurvedast räägime nüüd, kõik inimesed on kindlasti kuulnud sõna Ajurveda, aga väga vähesed teavad, mida see siis õigupoolest endast sisaldab. Mis asi see Ajurveda on? Teie olete nüüd naine, kes Rootsis on sellise elustiili keskuse püsti pannud ja seda veate. Kui ma ütlen sõna Ajurveda, siis mida see tähendab üldse? Ajurveda ongi elamise teadus, kuidas elada nii, et sa tunneksid ennast hästi, et sa terve oleksid. Miks seal Ajurvedaga seotud? Ma tunnen ennast nii hästi, ma söön sealiha ja joon vahepeal mõne kohvi ja võib-olla kange tee ja magan ja ongi kõik. See on siis Ajurveda. Võib-olla sa täna arvad, et sa tunned ennast hästi, aga kindlasti kõikidel on mingisuguseid komplikatsioone ja mingisuguseid probleeme ja need saavadki alguse sellest, et kuidas sa oma elu elad, mida sa sööd ja need võivad väljenduda 10 aasta pärast, 20 aasta pärast või ka kohe. Ma toon sulle ühe näite, et köha, nohu on näiteks see, kui kahva-dosha on paigast ära. See läheb juba ülemääraseks. Ma ei tea, mis on kahva ja mul ei ole kahva-dosha paigast ära. Ma ei tea, mis see ongi. See tähendab seda, et kui su kehas üks osa sinu energiatest tekitab lima ja kui see läheb paigast ära ja seda lima liiga palju tuleb, siis tuleb köha ja nohu. Seda arvate teie. Kuidas teie üldse Ajurveda poole pöördusite? Miks te sellega tegelete? Ma tegelen seda sellepärast, et mul oli väga isiklik kogemus. Mõned aastad tagasi ma ei tundnud ennast hästi, psüühiliselt hästi ja ma ei teadnud, mida ette võtta. Kas minna psühhiaatri juurde või proovida midagi, mida kolleeg ütles, et on Ajurveda ja väga lahe ja väga aitab. Ja ma proovisin ühte teraapiat. Mis teil viga oli? Mis diagnoosiga? Mul oli depressioon. See on inglise keeles öeldakse, et see on, eesti keelde vist tõlgituna on hooajaline depressioon, nagu talvedepressioon. Ja ma tundsin, et see teraapia, mida ma siis tookord proovisin, andis mulle 7 päevaks väga ägeda mõnusa rahulolu tunde. Aga ainult 7 päevaks. Ja siis ma hakkasin uurima, et miks seda nagu rohkem ei kesta. Ja see oli Ajurveda siis, jah? Jaa, see oli Ajurveda. Arstide poole üldse ei pöördusite kohe Ajurveda? Ei, ma pöördusin Ajurveda keskusesse, kus on Ajurveda arst. Mida nad siis teile soovitasid? Mis te selle 7 päeva jooksul tegite depressiooniga? Põhimõtteliselt nad vaatasid üle mu menüü, alustasid sellest, et mis kehatüüpi ma olen. Eesti keelde panduna suurem, väiksem, pikem, kuivanahaga, milline on mu keelekatt, milline on silma kuju, värv, kõik seda ja selle järgi siis defineeritakse ära, et mis tüüp sa oled. Ajurveda keeles pannakse nendele nimetused, et vata, pitta, kahva. Ja te olete siis seda esimest tüüpi, vata tüüpi, et selline mis tüüp see on siis? Mina olen vata kahva tegelikult. Vata on selline pikk ja sale ja mul on nagu kombineeritud dosha. Kahva on jälle vastupidi selline puusakam, suurem. Ja tollel hetkel oli see, et see vata osa minust oli täiesti balansist väljas. Need võõrsõnadavad inimesed võib-olla erutavad, et ei aru, mis jutt käib, aga see on siis puhtalt nagu kehatüüp, et te olete ühte kehatüüpi ja tänu sellele kehatüübile saite siis vastavaid toiduaineid. Sain vastavaid elustiili soovitusi, mitte ainult toiduaineid. Mida siis teile soovitati? Mulle soovitati esiteks lõpetada see ohjeldamatu sportimine 6 tundi või 6 korda nädalas 2 tundi päevas. Lõpetada see salati söömine selleks, et kaalust alla võtta. Lisada oma toitu sooje, selliseid natuke õlisemaid tervislikke toite nagu avokaadot, oliivõli, teatud vürtse, maitseaineid. Et see oli üks asi. Teine asi oli see, et soovitati rahulikult võtta, sest mul oli tuhandeid mõtteid, käis peas ringi, ükski mõte ei jõudnud lõpuni, et siis soovitati meditatsiooni hommikuks. Soovitati teha hingamisharjutusi. Et see Ajurveda ongi nagu terviklik süsteem, see ei ole üks toiduaine või üks... Kui ilma Ajurvedata ma oleks võinud teile öelda, kui te ütlete, ma olete 6 korda nädalas 2 tundi päevast trenni tegi, et ärge nii palju tehke ja ainult salatit sõida, et sööge midagi normaalset ka. Ei, see on tegelikult see, et inimene arvab, et kui ma nagu hästi palju trenni teen ja söön nüüd nii-öelda tervislikult, et siis ma olengi tervislik, siis mul on hästi hea olla. Aga see oli tegelikult näide sellest, et ma ju tegelikult olin tervislik. Ma tegin nüüd sporti, kõik ütlevad tee sporti. Ma olin nüüd tervislik, ma sõin salatit ja ma vaatasin, kui palju värve mul seal salati sees on, nüüd on kõik vitamiinid, mineraalid olemas. Aga tegelikult ma tundsin ennast ju halvasti. Mida te siis nüüd sööte? Mis te praegu toidumenüüsse kuulub? Ma ei küsi nii abstraktselt, ma küsin, mida te täna sõite? Te tulite täna Rootsist või olete täna... Ma tulin täna laevaga. Täna tulite laevaga, mida te täna sõite? Ma sõin täna kaerahelbe putru, sooja,
Siis ma panin sinna peale linaseemneid, seesamiseemneid ja kõrvitsaseemneid ja natukene kuivatatud puuvilja. Mingit liha, kas te liha üldse ei söö? Söön ikka. Ayurveda ei ole taimetoidul põhinev teadus. Kuulge, te olete mingid huvitavad asjad siia kaasa võtnud, mingid sellised tünnid ja need asjad näevad väga kummast välja. Mulle need kohe juba meeldivad, et mis asi see on, mis sellega teha saan? See on näide sellest, mis üks teraapia vorm, millega siis aetakse kehast pahasid asju ehk toksiine välja. Toksiine selle junniga peksate mind toksiinid välja. Ja seal sees on 12 erinevat türti. Need kastetakse kuuma õli sisse ja siis niimoodi toksitakse lahti kudedest need toksiinid, mis siis hiljem pannakse väljuma kehast. Ja kuhu ma peaksin koputama endale? Ise ei peaks seda koputama, et selleks võiks minna Ayurveda terapeudi juurde, kes koputab ja sina mõnuled selle ajal. Te olete nagu peaaegu nagu Ayurveda terapeut. Kuhu te koputaksite mulle sellega? Selja peale on väga tavaline. Selg, alaselg, õlad. Kuulge, kus ma tean, et see kõik tõele vastab, mis te räägid? See võib olla lihtsalt äri, te panite oma butiigid püsti, teete mingisuguse naljaka õlist junni, koputate mulle tundub, et kõik on hästi, te panete kõvasti raha tasku. Vaat see teadus on lihtsalt nii vana. See on säilinud 5000 aastat ja üha rohkem ja rohkem kogub tuure tänapäeva modernses Euroopas, et järelikult inimesed saavad sellest abi. Ma saan aru, te müüte ka Ayurveda mingisugused vidinaid, teil on üks huvitav asi kaasas. Ma väga põnevel asja jälgin juba seda, mis see on. Kui ma ka seda väga lähedalt jälgin ja vaatan, ma ei saa aru, mis see on ja mis sellega tehakse. Selle asja nimi on keelekaabits. Keelekaabits, jah. Ja see tegelikult ei ole midagi uut. Eesti hambaarstid soovitavad teile ka, et eemaldage keelekattu. Aga sellega on palju lihtsam. Me ei hakka seda vist praegu tegema. Ei, me ei hakka seda tegema, see näeb väga kole välja. Aga ma ütlen, et see on kõige odavam investeering, mida inimene saab endale teha. Umbes 50 senti maksab. Iga hommik tõmbad keele korraks puhtaks ja ma ütlen, 2 päeva oled tõmmanud, kui sul 3. päev see ei tee, siis sa tunned, midagi on puudu. Ma teen hambaharjaga, seda sama hambaharjaga saab ka teha. See ei ole nii hea, sest hambahari ei ole nii tugev ja kõik see jama jääb sinna hambaharja vahele. Kuulge, eesti keeles on esmakordselt ilmunud selline Ayurveda rahvusvaheline bestseller, kuidas elada tervena 100-aastaseks ja ma ei hakka nime lugema, see on meil võõras nimi, see on üks maailma 1000 rikkuselt inimese hulka kuulub üks, ma ei tea, Ayurveda guru siis, kes seda õpetab, oma raamatuid müüb ja muidu oma raha ei kasutada muidugi enda hüvanguks üldse, vaid annetab, ise elab kuskil hütis Indias ja nii edasi. Et te ei ole vist nagu otseselt selle raamatu siin maale too eesti keeles nüüd ilmunud on, aga kas te kavatsete elada 100 aastaks? Kas te usute tõesti, et kui te seda Ayurveda asja praktiseerite, elate te 100 aastaseks? Maailma Tervishoiuorganisatsiooni statistika järgi on 63% surmadest. Nende põhjus on elustiilihaigustes ja see on see osa, millest mina saan vastutada, kui ma Ayurvedat praktiseerin. See ülejäänud osa, muga võib õnnetus ka juhtuda, lähen siit trepist alla ja kukun ja... Seda selge. Et selles mõttes, jah, ma tahaks küll elada 100-aastaseks ja mitte niisama vireleda, vaid tõesti olla vitaalne, et mul oleks energiat ja mõistus oleks õige koha peal ka 100-aastasena. Ja mina usun, et kui ma õieti toitun ja neid õigeid asju teen oma elus, et siis mul on see võimalus olemas. Kiusatus on mõnikord valesti ka teha? Muidugi on. Kuidas te käitate siis? Aga ma saan seda kohe oma nahal ka kõvade vitsadena tunda. Rääkige mõni näide. Üks väga hea näide on see, et ma näiteks ei tohi süüa šokolaadi ja olla näiteks päikese käes suvel korraga, sest siis mul läheb pita paigast ära. Öeldes Ayurvedas sa ütled, et sa ei taha sellest midagi teada. Rääkige suvel see juhtum, kui te olite päikese käes, sõite šokolaadi ja pita läks paigast ära. Ja siis mul tuleb migreen. Ja see juhtus teiega? Ja see juhtub kogu aeg. Iga kord läheb pita paigast ära? No ma usun, et need asjad koos toimivad jah, nii et mul kehale see ei sobi ja iga kord avaldub täpselt samamoodi. Suur aitäh, Helen Raudi, oli väga suur rõõm teiega tuttavaks saada, nii et kes tahab 100-aastaseks elada, see teab siis, kuidas edasi käituda.